Kui naiivsed on need, kes arvavad, et holokaust kuulub minevikku, et meie tänapäeva reaalsuses ei saa olla genotsiidi, et ei saa olla üleskutseid hävitamiseks ega tõuse viha, mis ohustab rahva olemasolu. Iraani oht on meie silma all, kogu maailma silma all peaaegu vastukanuta kasvanud. Oleme korduvalt hoiatanud tuumaohu eest kui eksistentsiaalse ohu eest. Oleme korduvalt hoiatanud ballistiliste rakettide koguste eest, mis ohustavad Iisraeli kodanikke kogu riigis, ning ohu eest, mida Iraani režiim meile kujutab. Ja lõpuks võtsime oma saatuse enda kätte ning astusime 2 hädavajalikku sõtta. Sõjas lõvi möirgamine juhtisid Iisraeli kaitsejõud Mossadi toetusel pretsedenditut rünnakut, mis andis Iraani režiimile tugeva hoobi. Nende vastu, kes on teinud meie rahva hävitamisest oma loosungi. Nende vastu, kes on üles riputanud hiiglasliku kella, mis loendab aega meie lõpuni. Meie kõrval tugevas liidus ja ajaloolises koostöös maailma tugevaima suurvõimuga võitleme koos õigluse ja vabaduse väärtuste eest. 40 päeva intensiivseid lahinguid on toonud äärmiselt olulisi saavutusi. Eelkõige vaenlase keskse eesmärgi, Iisraeli riigi hävitamise, nurjamise. Mossad tegutses taas Teherani südames. Andsime täpset luureinfot õhuväele ja tabasime rakette, mis ohustasid Iisraeli kodanikke. Aga meie missioon ei ole veel lõppenud. Me ei arvanud, et see missioon lõpeb kohe pärast lahingute lõppu, kuid me planeerisime seda väga põhjalikult. Me loodame, et meie kampaania jätkub kindlalt ja avaldub selgelt ka pärast Teheranis toimunud rünnakuid. Meie kohustus saab täidetud alles siis, kui see äärmuslik režiim on asendatud. See sama režiim, mis soovib meie hävitamist, peab maailmast kaduma. See on meie missioon. Me ei jää enam passiivselt pealt vaatama järjekordset eksistentsiaalset ohtu. Selge imperatiiv, mitte kunagi enam. Sõnum tuli Jeruusalemmast Karmilt. Sellel teisipäeval, 14. aprillil 2026 tegi Mossadi juht David Barnea selgeks, et rünnak Iraani vastu ei lõppenud pommitamistega ning lõppeesmärk on endiselt Iraani režiimi kukutamine. Avaldus oli otsekohene, hoiatava tooniga ja näitab, et Iisrael ei käsitle kampaaniat üksiku episoodina, vaid faasilise operatsioonina, millel on poliitiline, sõjaline ja luurealane järjepidevus ka pärast rünnakuid Teheranis. Tegelikult oli tegemist strateegilise joone avaliku kinnitusega. Barnea kinnitas, et missioon ei saa läbi täpselt sel hetkel, kui lahingud vaibuvad. Tema sõnul oli kampaania struktuur juba algselt mõeldud jätkuma ka pärast rünnakuid ning Mossadi kohustus lõpeb alles siis, kui režiim, mida ta nimetas radikaalseks ja äärmuslikuks, on asendatud. Selle sõnumi taga on peamine luurejuht. Iisraeli välisluurejuht räägib väga tundlikul hetkel ja sümboolses kohas. Holokausti mälestuspäeva tseremoonial. Kui palju see kaalub? See on oluline, sest see kõne ei toimunud kinnisel tehnilisel arutelul, vaid avalikkuse ees, ajaloolise ja poliitilise tähendusega. Seostades Iraani ohu eksistentsiaalse riskiga Iisraeli vastu, püüdis Barnea näidata, et Iisraeli riigi jaoks ei ole probleem ainult sõjaline. Presidentsus on pikaajaline oht, mis nõuab pidevat tegutsemist, mitte ainult hädaolukorra reageerimist. Kuidas seda strateegiat kirjeldati? Luure, operatsioonide Iraani territooriumil ja otsese toetuse kombinatsiooniga õhurünnakutele. Barnea ütles, et Mossad tegutses Teherani südames ja andis täpset luureinfot rakettide tabamiseks, mis ähvardasid Iisraeli tsiviilisikuid. See punkt on keskne, sest näitab, et Iisraeli vaatenurgast ei sõltu plaan ainult suurtest nähtavatest pommitamistest. See hõlmab ka infiltreerumist, teabe kogumist, pidevat survet ja operatiivse tegevuse jätkumist isegi pärast kokkupõrgete kõige plahvatusohtlikumat faasi. Kui see ütlus kõlab, omandab see veelgi suurema kaalu. See tuli vaid mõni päev pärast relvarahu väljakuulutamist ja kohe pärast pingelisi kõnelusi Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel Islamabadis, mis lõppesid ilma lõpliku kokkuleppeta, kuigi dialoog jätkub. Mossadi juht annab märku, et Iisrael vaatab kaugemale relvarahust ja hetkel toimuvatest kõnelustest.
miks see nii oluline on? Sest see väide lükkab ümber igasuguse arusaama, et Iisrael oleks rahul ainult üksikute löökidega Iraani sõjalisele struktuurile. Sõnum on hoopis teine. Strateegiline sihtmärk on endiselt alles. Barnea sõnul ei piisa Iraani ründevõime vähendamisest vaid mõneks päevaks või nädalaks. Eesmärk on takistada ohu uuesti kasvamist ja tema arvates saab seda saavutada ainult režiimi vahetusega. Sellepärast see avaldus nii palju kõlapinda leiabki. See muudab kampaania Iraani vastu avalikuks ja pikaajaliseks võitluseks ilma kiire lõpulubaduseta. See avaldus aitab samuti mõista meeleolu Iisraelis. Teisipäeval avaldatud reportaažid näitavad, et sõda on kestnud juba üle 6 nädala, ilma et oleks saavutatud otsustavat lahendust. Seda hoolimata kasutatud tulejõust. Iraan on endiselt võimustruktuurina puutumatu ja jätkab oma vastastele kesksetes küsimustes, nagu Hormuzi väin ja tema strateegiline programm väljakutsete esitamist. Selles olukorras toimib Barnea-avaldus kui karm hoiatus. Tõsiasi, et režiim pole praegu kukkunud, ei tähenda plaani läbikukkumist, vaid pigem seda, et operatsioon oli mõeldud kestma kauem ja andma tulemusi etappide kaupa. Tegelikult on Mossadi sõnum lihtne ja kaalukas. Ja miks? Sest Iraani režiim on endiselt ohuallikas ja seetõttu jääb ta sihikule. Relvarahu võib-olla vähendas plahvatuste müra, kuid nüüd avalikustatud strateegia näitab, et surve pole kaugeltki lõppenud.